Head kuulajad ja vaatajad. Üks meile esitatava julgeoleku narratiivi põhialuseid on pidev sisendus, et Venemaa otsib võimalust tungida kallale kui mitte kogu Euroopale, siis vähemalt Ida-Euroopa riikidele ja päris kindlasti Baltimaadele. Just sellepärast sõdivad Ukrainaga meie eest, hoides Venemaa vägesid seotuna, siis selleks, et järgi jõuaks veel meie kätte. Kui aga inimestelt küsida, millele toetudes nad väidavad, et Venemaa kavatseb Baltimaadele kallale tungida, ei osata ühelegi konkreetsele faktile osutada. Öeldakse, et see olevat ju kõigile niigi ilmselge ja pigem on veider, kui keegi sellest aru ei saa ja ülearusid küsimusi esitab. See olevat isegi mitte ainult veider, vaid lausa kahtlane, ehk isegi riigireeturlik. Samas kinnitas Venemaa välisminister Sergei Lavrov oktoobri lõpus Minskis korraldatud rahvusvahelisel Euraasia julgeolekukonverentsil esinedes taaskord avalikult, et Venemaa ei kavatse ega pole ka kavatsenud rünnata ühtegi Euroopa Liidu või NATO liikmesriiki. Seejuures toonitas Lavrov, et Venemaa juhtkond on valmis kinnistama selle positsiooni ametliku, rahvusvahelise õiguse norme järgiva lepingulise julgeoleku karantiina. Seonduvalt osutas Lavrov, et paraku Euroopa liidrid väldivad kramplikult niisuguseid arutelusid Venemaaga, otsides selle asemel Moskva vastu suunatud liite ja garantiisid. Lavrovi sõnul soovib Venemaa, et Arktika oleks jätkuvalt rahu ja koostöö piirkond, kuid NATO plaan suurendada oma kohalolekut selles regioonis on murettekitav. Ühtlasi süüdistas Lavrov NATOt ka laienemises Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda eesmärgiga ohjeldada Hiinat, täiendavalt isoleerida Venemaad ja samal ajal survestada Põhja-Koread. Nimetatud samme näeb Moskva osana uue suure Euroopa sõja ettevalmistamises. Lisaks kordas Lavrov Venemaa seisukohta, et Euroopa NATO liikmed pikendavad sihilikult Venemaa-Ukraina sõda. Ta väitis, et enamik neist teeb kõik endast oleneva veenmaks Washingtoni loobuma president Trumpi algatusest konflikt võimalikult kiiresti lahendada. Samas avaldas Lavrov lootust, et president Trump jääb pühendunuks Ukraina kriisi lahendamisele ja kindlaks Alaska tippkohtumisel välja töötatud põhimõtetele, mis, olgu veel kord öeldud, põhinesid ju USA ettepanekutel. Viidates veel kord Ukraina sõjale, ütles Lavrov, et Venemaa pooldab olukorda, kus igal riigil on võrdne õigus valida oma julgeoleku tagamise viise, alates sõjalis-poliitilisest neutraalsusest kuni liitudes osalemiseni. Kuid seda valikuõigust ei või kasutada lahutatuna teisest, sama olulisest põhimõttest, mille kohaselt ei tohi keegi tugevdada oma julgeolekut teiste julgeolekuhuvide arvelt. Mitte ükski riik, riikide rühm ega organisatsioon ei tohiks pürgida piirkondliku domineerimise poole. Moskva nägemuses aga NATO just seda teeb, kusjuures Põhja-Atlandi lepinguorganisatsioon on juba ammu tunginud nii Kaukaasiasse kui ka Kesk-Aasiasse. Eraldi tõi Lavrov esile Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi sõjalise koostöölepingud ning Londonist lähtuvad üleskutsed lisada sellele koostööle ka tuumamööde. Euroopa militariseerimine on hoogu kogumas tänu hüppeliselt kasvanud kaitsetööstuse rahastamisele, ulatuslikele õppustele ja püüdlustele täiustada logistikat vägede transportimiseks niinimetatud idarindele, kasutades selleks muuhulgas ka NATOsse mittekuuluvate riikide infrastruktuuri. Lavrovi sõnul keeldub valdav enamus NATO ja Euroopa Liidu liikmesriike tunnistamast reaalsust. Seda, et lääne domineerimise ajastu on lõppenud ja et oleme jõudnud uude ajastusse. Brüsselis räägitakse küll Euroopa julgeolekusüsteemi loomise vajadusest, kuid kõigi teiste riikide kõrval selles raamistikus Venemaale ja Valgevenele kohta ei nähta. Sellest hoolimata saab üha selgemaks, et Euroopa uue julgeolekuraamistiku väljatöötamine on möödapääsmatu, ent nüüd juba osana pan-Euraasia julgeolekuarhitektuurist, osutas Lavrov. Paralleelselt rääkis aga president Trump telekanali CBS saates 60 minutit, et tema kui rahupresidendi lähenemine tugineb pigem tollimaksudele ja kaubandussurvele kui diplomaatiale. Ning samal ajal kiitis ta president Putinit ja Hiina liidrit Xi Jinpingi kui karme ja tarku juhte. Trumpi sõnul olevat mõlemad riigipead väga võimsad tegelased, aga Moskvale kehtestatud sanktsioonid siiski mõjuvad ja loodetavasti on võimalik sõda Ukrainas juba järgnevate kuude jooksul lõpetada. Trumpi arvates tahab Putin USA-ga kaubelda ja Venemaale palju raha teenida, ning see olevat suurepärane. Who's tougher to deal with, Vladimir Putin or Xi Jinping? Both tough, both smart, both look, they're both very strong leaders. These are people not to be toyed with. These are people you have to take very serious. They're not walking in saying, "Oh, isn't it a beautiful day? Look how beautiful the sun is shining. It's so nice." These are serious people. These are people that are tough, smart leaders. Saame näha, kui kiiresti ja missugustel tingimustel õnnestub Ukraina sõda reaalselt viimaks lõpetada.
Aga päris kindlasti ei ole see konflikt USA ja Venemaa vahelist äritegevust välja suretanud. Ja mitte ainult. Just nagu ei näinud oma abikaasa Vene äris probleeme emeriitsõjaprintsess Kaja Kallas, ei näe seda taunimisväärsena ka lääne korporatsioonid. Nimelt selgub ülemaailmse kodanikuühiskonna organisatsioonide koalitsiooni Be4 Ukraine ja Kiievi Majandusülikooli instituudi raportist Corporate Complicity, et enamik rahvusvahelisi korporatsioone jätkab Venemaal tegutsemist. Ja ainuüksi eelmisel aastal liikus tänu neile Kremli sõjakassasse $20 miljardit maksuraha. Suurettevõtted nagu PepsiCo, Mondelez ja Mars pole mitte ainult jätkanud Venemaal tegutsemist, vaid on lahkumislubadusi murdes oma tegevust isegi laiendanud. Vaatamata laialt levinud arvamusele pole välisettevõtete massilist lahkumist Venemaalt tegelikult kunagi toimunudki. Raporti kohaselt on vaid 12% rahvusvahelistest firmadest oma tegevuse Venemaal täielikult lõpetanud, valdav enamus, 55%, aga jätkab tegutsemist. 33% on küll ametlikult teatanud tegevuse peatamisest, kuid pole lahkumist tegelikult lõpule viinud. Kas mäletate, kuidas Kaja Kallase juhitud valitsus andis 2022. aasta detsembris suunise, et Eesti riigiettevõtetel ei tohi toimuda Venemaaga mitte mingit äritegevust? Ja kuidas eraettevõtetel nii-öelda kraanid kinni keerati. Ja ka seda, kuidas mõned firmad siiski jätkasid samal ajal lihtsustunud konkurentsitingimustes ja kapo kviteeringuga veolube kasutades tulusat tegevust. Riigikogu kuulutas toona Venemaa režiimi terroristlikuks, aga valitutele saabusid erakordselt tulusad ajad. Kasulik on see mõlemale osapoolele. Nagu juba osutatud, teenis Venemaa raporti autorite hinnangul ainuüksi eelmisel aastal välisfirmadelt maksutuludena üle $20 miljardi. Sellise rahaga saaks finantseerida üle 1 miljoni sõduri värbamise. Tõsise julgeolekuohu loovad jätkuvalt Venemaal tegutsevad lääne IT, inseneri ja tehnoloogifirmad. Ühtlasi toob raport esile, et Ukraina 2 suurimat poliitilist ja sõjalist toetajat, USA ja Saksamaa, on ühtlasi rohkem või vähem kaudselt ka Kremli sõjamajanduse suurimad korporatiivsed rahastajad. Nii et jutud Ukraina võidul aitamisest ja Venemaa nurka surumisest on äärmiselt kahepalgelised. Raportis märgitakse, et lääne ettevõtted on oma äritegevuse jätkamise ebaeetilisusest selgelt teadlikud ja üritavad seda aktiivselt varjata. Nii ei ole üle pooled Venemaal tegutsevatest suurematest välisfirmadest oma Vene äridega seotud finantsaruandeid avaldanud. Aga kes on siis suurimad Kremli eelarvesse panustajad? Loetlen mõned 2024. aastal kõige enam Venemaal tulumaksu tasunud USA ja Euroopa korporatsioonid. Raiffeisen Bank Austriast $440 miljonit, Philip Morris USA'st $220 miljonit, Leroy Merlin Prantsusmaalt $128 miljonit, PepsiCo USA'st $122 miljonit, Unicredit Bank Itaaliast $120 miljonit, Uniper SE Saksamaalt $107 miljonit, Mars USA'st $99 miljonit, OTP Bank Ungarist $89 miljonit, Citigroup USA'st $66 miljonit, Mondelez USA'st $62 miljonit, Knauf Gips Saksamaalt $56 miljonit, Intesa San Paolo Itaaliast $53 miljonit, Coca-Cola HBC Kreekast $49 miljonit ja L'Oreal Prantsusmaalt $44 miljonit. Kui vaadelda tasutud tulumaksu ettevõtete päritoluriikide järgi, siis on esikohal USA $1,2 miljardi, järgnevad Saksamaa $594 miljoni ja Prantsusmaa $565 miljoni. Tihedalt nende kannul on Hiina $517 miljoni ja Austria $494 miljoni. Ja olgu seejuures rõhutatud, et tegemist on vaid äritegevuselt tasutud tulumaksuga. Millises mastaabis olid nende numbrite juures käibed ja kasumid, võib aimata. Ehk siis ilmselgelt liiguvad väga suured rahad. Missugused ka ei oleks raamatupidamislikud trikid, ei tegutse lääne firmad Venemaal kindlasti süveneva kahjumlikkuse tingimustes. Tasakaalustuseks teatas USA eelmisel kuul sanktsioonidest 2 suurima Vene naftafirma, Rosnefti ja Lukoili vastu, kuna need rahastavad Vene sõjamasinat ajal, mil president Trump püüab sõda lõpetada. Tegelikult olid need esimesed otsesed sekkumised, mille Trumpi administratsioon Venemaa suunal kehtestas, mistõttu nimetati seda geopoliitiliselt oluliseks hetkeks.
Kartes sellise sammu laiemat mõju maailma majandusele, olid USA ja tema liitlased olnud seni Venemaa energiatööstuse piiramise suhtes ettevaatlikud. Nüüd nimetas aga Trump ise sanktsioone tohututeks ja lääne avalikkus aplodeeris seistes. Siiski mitte kõik. Saksamaal puhkes keskmist mööda paanika ja kantsler Friedrich Merz pidi pöörduma Trumpi poole isikliku palvega säästa Rosnefti Saksamaa haru sanktsioonidest. Teha erand, sest ilma vastava vabastuseta võib Saksa haru kaotada oma peamised kliendid ehk mitmed naftakaubitsejad. Lisaks olid pangad ja energiakontsernid juba hoiatanud, et võivad koostöö lõpetada. Niisiis nokk kinni, saba lahti. Putini sõjamasin halb, selle kallale minek katastroof. Seejuures teatas Lukoil vaid paar päeva pärast sanktsioonide kehtestamist, et müüb oma välismaal asuvad varad ja et varade müük viiakse läbi USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo tegevuse lõpetamise litsentsi alusel. Enne kui potentsiaalsed huvilised jõudsid pressiteategagi korralikult tutvuda, tuli uus teade. Lukoili välismaa varad ostab rahvusvaheline energiakandjate kaubandusega tegelev ettevõte Gunvor Group. Koheselt kinnitas Gunvor, et tõepoolest peetakse Lukoiliga läbirääkimisi ja et ka tehingu põhitingimused on poolte vahel juba kokku lepitud. Olgu märgitud, et globaalse haardega Gunvori kohta öeldakse jutumärke kasutades Küprosel registreeritud Šveitsi ettevõte. See maailmas suuruselt 4. toornafta kaupleja on nimelt vägagi suure tõenäosusega lihtsalt üks Vene varifirma. Gunvori suuromanik oli kuni 2014. aastani oligarh Gennadi Timchenko, kes müüs sanktsioonide alla jäädes oma osaluse teisele kaasasutajale Torbjörn Törnqvistile. Viimasest on tänu Gunvorile saanud üks Rootsi rikkamaid inimesi, kusjuures 2009. aastal lahutas ta oma abielu, et võtta uueks naiseks noor venelanna Natalja Vatenjeva. Mõlemat, Timchenkot ja Törnqvisti, peetakse seejuures president Putinile lähedasteks isikuteks. Huvitav oleks teada, kas selle loomingulise hundid söönud lambad tervet skeemi pakkus välja hiljuti Washingtoni külastanud Putini eriesindaja Kirill Dmitrijev. Mees, kelle USA visiit arvati Postimehes täiesti ebaõnnestunuks. Vahet tegelikult pole. Peaasi on see, et sanktsioonid siiski kehtestati ja et see valu nüüd korralikult Venemaad pigistab. Viimase informatsiooni kohaselt on Gunvor tänaseks siiski oma pakkumise tagasi võtnud või selle vähemalt peatanud. Ajendiks sai USA rahandusministeeriumi poolne rünnak, kus riigiasutus väljendas platvormil X tehtud postituses tehingule vastuseisu ja nimetas ühtlasi Gunvorit Putini käpiknukuks. Rahandusministeeriumi roll tehingu juures on oluline, kuna vaid see saab väljastada litsentse ehk erandeid, mis võimaldavad sanktsioonidega seotud tehinguid. Igal juhul paistab jälle üks asi hetkeks päevakorrast maas olevat, sest USA tähelepanu nõudvaid küsimusi on ju palju. Peab survestama teisi globaalseid mängijaid, kuid samas tuleb tegeleda ka sisekaemusega. Näiteks, esinedes üle-eelmisel nädalal Bahreinis toimunud rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi korraldatud Manama dialoogil, avaldas USA riikliku julgeoleku direktor Tulsi Gabbard lootust, et USA'd liiga kaua tagasi hoidnud Washingtoni vana mõtteviis on jäänud tänaseks tahavaatepeeglisse. Patukahetise ja maski kandnud Gabbard nentis, et aastakümneid on USA välispoliitika olnud lõksus režiimivahetuste ja nii-öelda riikide ülesehitamise lõputus ning kontraproduktiivses tsüklis. Kukutades režiime, surudes teistele peale oma valitsemissüsteemi ning sekkudes konfliktidesse, mida vaevu mõistetakse, on tulemuseks rohkem vaenlasi kui liitlasi. Lisaks triljonid kulutatud dollarid, lugematu arv kaotatud elusid ja paljudel juhtudel mitte julgeolekuohtude kahandamine, vaid nende kasvatamine. Sealhulgas ja sellega seotult islamistlike terrorirühmituste, näiteks ISISe esiletõus. The old Washington way of thinking is something we hope is in the rearview mirror and something that has held us back for too long. For decades, our foreign policy has been trapped in a counterproductive and endless cycle of regime change or nation building. It was a one-size-fits-all approach of toppling regimes, trying to impose our system of governance on others, intervene in conflicts that were barely understood, and walk away with more enemies than allies. The results, trillions spent, countless lives lost, and in many cases, a creation of greater security threats. The rise of Islamist terrorist groups like ISIS.
Gabbard väitis, et need strateegiad on nüüdseks lõpetatud ja kõrvale heidetud, aga huvitaval kombel unustas ta USA sõjalaevade paigutamise Lõuna-Ameerika rannikule, surmavad rünnakud väidetavatele narkolaevadele ja president Trumpi poolt CIA-le antud korralduse alustada Venezuela destabiliseerimiseks salajasi operatsioone. Mõistagi ei seostunud patukahetsusega Süüria ajutise presidendi Ahmad al-Sharaa, endise Al-Qaeda kõrilõikaja ja tänase demokraatliku liitlase visiit Washingtoni. Ilmselt on luuredirektorile teadmata, et narkokaubanduses on Venezuela transiitriik, mille kaudu liigutatakse DEA ehk Drug Enforcement Administrationi andmetel USA'sse vaid umbes 9% kokaiinist. Vaikse ookeani koridori kaudu aga koguni 74%. Ja et märgatavalt olulisemaks on tõusnud Mehhiko kaudu USA'sse liikuv Hiina päritolu fentanüül. CDC ehk USA haiguste kontrolli ja tõrjekeskuse andmetel suri 2024. aastal USA's fentanüüliga seotud narkootiliste ainete üledoosi tõttu 48 000 inimest. Kokaiiniga seotud üledooside arv jääb aga alla 30 000. Aga mis sellest? Nagu öeldakse, ei maksa lasta faktidel head narratiivi rikkuda. Trump on juba lubanud, et Maduro päevad on loetud. Asjaolu, et Venezuela on maailma kõige naftarikkam riik, mille naftavarud ületavad isegi Saudi Araabia omi, jääb justkui elevandina toas märkamata. Vaevalt, et sellel on kavandatava interventsiooniga mingitki pistmist. Are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. Oma eelmise saate lõpetasin refereeringuga poliitiku artiklist, mis käsitles Zelenski üha autoritaarsemaks muutuvat võimu ja riigis vohavat korruptsiooni. Ka Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Koss oli sunnitud eelmisel nädalal valminud aruannet tutvustades kohustusliku Ukraina kiitmise kõrval edastama tõsiseid murenoote. Ta nentis, et Euroliiduga liitumise kiirkursil püsimiseks peab Ukraina vältima tagasilangemist korruptsioonivastastes pingutustes. Kuigi Euroopa Komisjon tõi aruandes murekohana välja vajaduse tagada tugev ja sõltumatu korruptsioonivastane raamistik, jättis president Zelenski oma teemakohases meediapostituses selle olulise punkti kajastamata. Ja miks olekski ta pidanud seda adresseerima? Rõhutas ju ka Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas aruannet tutvustanud pressikonverentsil, et laienemine on võtmetähtsusega tööriist maailmas Euroopa geopoliitilise võimu kasvatamiseks ja realistlik tähtaeg uute liikmesriikide vastuvõtmiseks on juba 2030. aasta. Nagu vast märkate, kui räägitakse meid eesootavatest märgilistest sündmustest, siis ajavahemikku 2027 kuni 2030 mainimine aina sageneb. Ja mõistagi on suures geopoliitilises mängus ju möödapääsmatu, et asjaosalised täidavad tähtsate riigitoimetuste kõrval ka isiklikke taskuid ja kõrvaldavad protsesside lihtsustamiseks veidikene ka oponente. Sest nagu kunagi märkis USA president Franklin Roosevelt, viidates Dominikaani vabariigi diktaatorile Rafael Trujillole, he may be a bastard, but he's our bastard. Ehk ta võib küll olla närukael, aga ta on ikkagi meie närukael. Loomulikult ei tohiks niisugune suhtumine olla tegelikult vastuvõetav. Pigem võib head eeskuju leida taas Ungari peaministrist Viktor Orbanist, kes ütles Zelenski kriitikale vastates järgmist. Tsiteerin. Pean tagasi lükkama väite, et Ungari on Ukrainale midagi võlgu. Ukraina ei kaitse Ungarit kellegi ega millegi eest. Saab vaid nõustuda. Just samuti ei võlgne Eesti Ukrainale mitte midagi. Ei formaalselt, materiaalselt ega üheski muus tähenduses. Muu hulgas ei võlgne Eesti Ukrainale ka Euroopa Liidu ja NATO liikmelisust. Ukraina ei kaitse Eestit kellegi eest ega ka sõdi meie eest. Vastupidi, Eesti on Ukrainat väga palju abistanud, nii relvastusega, rahaga kui ka pagulaste vastuvõtmisega. Ja kui keegi selles suhtes kellelegi midagi võlgneb, siis ei ole selleks kindlasti Eesti. Jõudmaks ungarlaste mõtteviisini, et ka meie peame oma poliitilistes otsustes seadma julgelt esikohale Eesti, mitte kellegi teise huvid, tuleb meil aga rahva ja riigina käia veel väga pikk arengutee. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!